USA alustas kirurgiliste löökidega B2 Spirit stealth-pommitajatega, hävitades Iraanis võtmetähtsusega sihtmärke. Seejärel saadeti, et laastata Iraani purustavate löökidega kohale B52 pommitajad. Järgmisena tulevad B1 pommitajad. USA B1 piloodid viisid läbi erakordselt täpse rünnaku Iraani vastu, mida ilmselt hakatakse igas sõjaväelendurite koolis õppima. See on viimane hoop, mis oli nii ränk, et Iraani kokkuvarisev režiim ei taastu sellest enam kunagi. USA teatas, unustage varjatus, oleme hävitamise režiimis. Ajalehe Air and Space Forces magazine andmetel näitab B1 pommitajate saabumine Iraani, et USA ei plaani lõpetada laastavaid rünnakuid selle riigi ja selle despootliku režiimi vastu. Seda kinnitas ühendstaabi esimees kindral Dan Kane, öeldes 2. märtsil Pentagonis, see töö alles algab ja jätkub. See on jätkunud, sest USA saatis B1 pommitajad Iraani kohe pärast D2 pommitajate rünnakut juhtimiskeskustele. B1 pommitajad pidid tegema pikki reise. Nagu B2 pidid ka B1 pommitajad Iraani jõudmiseks lendama üle 30 tunni. Samal ajal kui Ühendkuningriik keeldus lubamast USA'l kasutada RAF Fairfordi ja Diego Garcia võtmebaase, millest viimane asub India ookeanis. See oleks võimaldanud Ameerika B1 pilootidel maanduda, tankida ja valmistuda rünnakuteks. Olukord on muutunud ja sellest räägime hiljem videos, kuid B1 piloodid näitasid esialgse rünnaku ajal, et saavad ise hakkama. Üle 30 tunni õhus ei olnud Ameerika pilootide jaoks midagi, kui nad jätkasid oma kaasmaalaste B2 lennukitega tehtud tööd pommirünnakuga, mis jättis Iraani laastatuks. Tekib küsimus, mida B1 pommitajad Iraanis tegid? Nad osalesid kampaanias, mille jooksul USA tabas konflikti esimese 48 tunni jooksul üle 1250 sihtmärki, nagu teatab Air and Space Forces. Nende roll oli lihtne. Toimetada Iraani südamesse vapustav 74 000 naelane pommikoorem. Ajakirja andmetel saatis USA Iraani 3 B1 pommitajat Iraani raketipositsioonide ründamiseks. Koos veelgi rohkemate juhtimise kontrollkeskustega ehk C2 keskustega, mida Iraan vajab töökorras hoidmiseks, kui ta tahab üldse midagi USA vastu koordineerida, mis meenutaks sõda. Iraani ballistiliste rakettide infrastruktuur oli B1 rünnakute peamine sihtmärk ning peagi selgitame selle põhjust. Eelnevalt mainisime ka 74 000 naelast kandevõimet. Korruta see 3-ga, sest just nii palju B1 lennukeid USA Iraani saatis ning saad 222 000 naela plahvatuslikku raevu, mis ühe missiooniga Iraani viidi. Jah, raev on õige sõna. See kehtib nii USA operatsiooni kohta, mille nimeks on pandud operatsioon Eepiline raev, kui ka selle kohta, mida B1 pommitaja oma relvaruumidesse mahutada suudab. Me ei tea täpselt, milliseid relvi USA B1D Iraanis kasutasid, kuid nende pommitajate pilootidel oli valikut küllaga, sest peaaegu kõik, mida see lennuk suudab kohale toimetada, on võimeline sihtmärgi täielikult hävitama. B1-le saab laadida kuni 84 juhitamata 500 naelast Mark 82 pommi. Lennuk suudab kanda ka 24 Mark 84 üldotstarbelist pommi, millest igaüks kaalub 2000 naela. Pommitajale saab laadida ka Mark 62 pomme, mis kaaluvad 500 naela, ning Mark 65 kiirrünnaku meremiine, kuid nende kasutamine B1 rünnakutes Iraanis on ebatõenäoline. Mis puudutab teisi pomme, siis kõik 3 on võimalikud, kuigi see nõuaks, et B1D lendaksid peaaegu otse sihtmärkide kohale, asetades pommitajad potentsiaalselt Iraani õhutõrje ulatusse. Kuigi kaitsesüsteemid olid B2 ja B52 purustavates rünnakutes purustatud, jäi võimalus, et Iraan suudab B1 alla tulistada piisav, et takistada Ameerika pommitajaid otse sihtmärkidele lendamast. USA ei pidanud otse üle lendama. Tõenäoliselt kasutati B1-id kaugelt tulejõu andmiseks ja Iraani raketirajatiste ning juhtimiskeskuste hävitamiseks. Nagu USA õhujõud välja toovad, saab B1-le laadida 24 2000 naelast GBU-31 Joint Direct Attack Munitioni ehk JDAM-i. Samuti võib see kanda kuni 15 500 naelast GBU-38 JDAM-i või kuni 24 AGM-158A kaugmaa raketti. Ja just selle viimase raketi nimes olev sõna kaugmaa annab vihje, kuidas USA oma B1-id kasutas. Selle asemel, et saata oma 3 pommitajat otse sihtmärkide kohale, mida USA soovis rünnata, saatis USA need Iraani, et nad saaksid oma tohutud laengud ohutust kaugusest välja lasta. Tuhandete naelte raskuses juhitavaid pomme ja rakette hävitasid Iraani juhtimiskeskuseid ja raketirajatised, jättes neist suitsvad kraatrid pärast tabamust vaenlaselt, keda nad ei näinud.
National Security Journal annab operatsiooni enda kohta veel mõned üksikasjad. 3 B-1 pommitajad lendasid edasi-tagasi missioone USA mandriosast. Neid toetasid Ameerika tankerlennukid, mis lendasid Atlandi ookeani ja Vahemere kohal, võimaldades pommitajatel õhus püsida ilma maandumata üheski baasis tankimiseks. Seejärel tulid B-1D sisse nagu lendavad ninjad ja tegid seda, mida neilt oodati. Nad sisenesid Iraani õhuruumi, lasid lahti oma pommid ja raketid ning lendasid siis tagasi koju, tõenäoliselt kasutades tagasiteel samasid õhus tankivaid tankerlennukeid, et jõuda tagasi USA-sse. Need väljalennud olid võimalikud tänu varasematele B-2 pommirünnakutele, nagu ajakiri märgib. B-2 ja B-1 erinevusi arutades. B-2 suudab rünnata tugevalt kaitstud sihtmärke, samal ajal kui B-1B peab ootama õhutõrje nõrgenemist või hoiduma nendest piirkondadest, teatab väljaanne. Seetõttu sobivad B-1-le kõige paremini kaugmaa laskemoonad. Õhulahing on loodud. USA kasutas seda fakti täielikult B-1 pommitajatega. Pommitajad olid National Security Journali sõnul suure mahutavusega stardiplatvormid. Kui B-2D olid teinud läbistavad rünnakud, jätkasid B-1D kaugelt täppislöökidega, sest Iraani õhutõrje oli nii purustatud, et varglennukeid polnud enam vaja. USA peab siiski olema ettevaatlik ega kasuta pommitajaid tavapärasteks rünnakuteks. USA on kujundanud lahinguvälja nutika strateegiaga, mis võimaldab kihilisi pommitajate rünnakuid Iraani õhutõrje läbimiseks. Iraani Sibul on kooritud. Ainsaks jäävad kokku varisenud režiimi pisanad. Tulgem tagasi nende sihtmärkide juurde, mida USA ründas oma B-1-dega. Iran International kinnitab, et USA pommitajate 2. märtsi öised rünnakud hävitasid ballistiliste rakettide positsioonid ja mainitud juhtimiskeskused. Jääge meiega, sest kohe selgitame, miks see on sõja tuleviku jaoks oluline. CBN Israel täpsustab, et B-1 rünnak kahjustas Iraani võtmerajatisi. Väljaanne teatab, et Iraani Isfahanis tuumarajatise ja õhuväebaasi piirkonnas kostsid tugevad plahvatused. Väljaanne kinnitab, et USA B-1 pommitajad ründasid Iraani ballistiliste rakettide objekte ja juhtimiskeskusi, toetades Ameerika strateegiat. USA ja Iisraeli tegevus Iraani vastu on juba Iraani režiimi jaoks piisavalt halb. Siiski lähevad asjad Iraani jaoks veel palju hullemaks. Enne kui jätkame, vaatate sõjasaadet. Kui pole veel tellinud, on nüüd hea aeg seda teha, et olla kursis. Nüüd nägite, kuidas USA kasutas B-1 pommitajaid Iraani laastamiseks. Selle strateegia tähtsus tuleneb mitmest põhjusest seoses tulevaga. C2 keskustest ilmajäämine on Iraanile suur löök. Juhtimiskeskus on koht, kus komandörid juhivad operatsioone. Käsud antakse nendest keskustest maa, mere, õhu ja raketivägedele. Võtta neist kui kogu sõjaoperatsiooni ajust. Ilma juhtimiseta on aju kehast eraldatud. Kui su aju praegu peast välja kukuks, ei suudaks su keha midagi teha, sa oleksid surnud. Just seda on USA teinud Iraaniga, keskendudes juhtimiskeskustele. Käske ei koostata ega saadeta enam, sest Iraan kaotas juhtimisvõime. See raskendab Iraanil lahinguvälja jälgimist ja drooni ning raketirünnakute korraldamist USA mereväe vastu, kui vajalik jälgimisinfrastruktuur puudub. Siin nägime, et B-1 pommitajad mängisid olulist rolli. USA hävitas mõne päevaga kõik, mis toetas Iraani sõjalist valmisolekut ning tulemused on juba näha. Iraanil on raskusi, sest lisaks C2 keskustest ilmajäämisele on USA B-1 pommitajad hävitanud paljud nende ballistiliste rakettide stardiplatvormid. Kokkuvõttes laseb Iraan välja vähem rakette. BBC 4. märtsi teatel on Iraan sõja algusest lasknud 571 raketti ja 1391 drooni. See tekitab eraldi raketivarude probleemi, millest kohe räägime. Kane ütles 4. märtsil, et Iraani ballistiliste rakettide väljalaskmised olid langenud 86% võrreldes konflikti algusega ning 3. ja 4. märtsi vahel 23%. Kui lisada 73% langus droonide väljalaskmistes, näed B-1 strateegia mõju. C2 eemaldamisel ei saa raketi väljalaskmisi koordineerida. Raketibaaside ja heitjate hävitamisel raketirünnakuid ei tule, ka siis, kui Iraan taastab oma juhtimissüsteemid. Ameerika Juudi riikliku julgeoleku instituut, JINSA, tekitab Iraanile taas takistusi. 5. märtsil võrreldi Iraani praegust tegevust sellega, mida Iraan tegi 2025. aasta 12-päevase sõja ajal Iisraeliga. USA ja Iisrael hävitasid umbes 75% Iraani raketivõimekusest.
mistõttu režiim ei suuda enam pidevaid suuri rünnakuid korraldada. Iraan suudab veel rünnata, kuid iga rünnak vähendab nende raketivõimekust ja sunnib järgmist rünnakut väiksemaks, väidab Džinsa. Ta toetab seda väidet arvudega. Iraan on kaotanud kuni 73% keskmaa ja kuni 52% lühimaa ballistilistest rakettidest ning 75% raketitardiseadmetest. Iraanile on tehtud 1-2 kombot. USA ja Iisraeli rünnaku ulatus on selline, et Iraan on kulutanud tohutul hulgal oma rakette ilma tegelike tulemusteta. Ja kui üha rohkem raketiheiteid muutub tolmuks, esmalt B1 lennukite ja seejärel sellele järgneva tõttu, jääb Iraanil võimalus teha vaid väga piiratud raketistarte, isegi kui neil õnnestub oma varusid taastada. See on USA poolt geniaalne käik ja see pole ainus probleem, millega Iraan peab silmitsi seisma, kui sõda liigub oma esimesest faasist edasi. Veel B1 lennukeid on peagi tulemas, nagu te varsti teada saate, ja kui nad saabuvad, saavad nad koos teiste Ameerika pommitajate ja hävitajatega tegutseda Iraani kohal veelgi suurema karistamatusega kui seni nähtud. National Security Journal täitab, et USA valitseb Iraani õhuruumi. The Hilli andmetel on ülekaal muutunud ülemvõimuks. Väljaanne tsiteerib David Petraeust, endist CIA direktorit ja USA keskjuhatuse ülemat. Nüüd saame lennata mitte ainult F-35 ja B-2 varghävitajate ja pommitajatega, vaid ka B-52 ja B-1 suurte tööloomadega, mis kannavad suuri koormaid. Petraeus ütles väljaandele: me ei muretse praegu eriti Iraani õhu- ja ballistilise kaitse pärast. Kui olla raskekuulipildujate laskeulatusest kõrgemal, saab kogu jõuga rünnata. Raskekuulipildujate laskeulatusest kõrgemal. Kui see nii on kõik Iraani raketipõhised õhutõrjesüsteemid vananenud. Õhu ülemvõim on saavutatud. Praktiliselt kõik, mis lendab kõrgemal kui mõni tuhat jalga, sealhulgas kõik USA pommitajad ja hävitajad, mida võiks Iraani vastu kasutada. Raketi matemaatika soosib Ameerikat, sest Iraan suudab teha vaid üksikuid lööke ega kaitsta end vasturünnakute eest. USA B-1 pommitajad olid olukorra loomisel olulised. Nagu varem mainisime, pole need pommitajad tõenäoliselt Iraani piirkonnas viimast korda. Me rääkisime, kuidas Ameerika 3 esimest B-1 pommitajad pidid tegema pikki edasi-tagasi lende, sest Ühendkuningriik ei lubanud kasutada tähtsaid sõjaväebaase. Asi muutus 1. märtsil, kui Keir Starmer otsustas, et Ühendkuningriik annab ligipääsu. Otsus tehti pärast seda, kui Iraan tabas Ühendkuningriigi baasi Küprosel ründedrooniga, tuues Ühendkuningriigi toetavasse rolli võitluses. USA pole selles küsimuses eriti lahke olnud, kuna Ühendkuningriik on neid algusest peale takistanud baasidele ligipääsemast. USA jaoks tähendas ligipääsu puudumine B-1 pommitajatele suuremat riski. USA president Donald Trump on Starmerit teravalt kritiseerinud, öeldes, et ta tahab nüüd sõdadesse sekkuda pärast meie võitu. On vihjeid, et Ühendkuningriik võib saata lennukikandjad Pärsia lahe piirkonda, mis tõi taas Trumpi noomituse. USA president ütles Truth Socialis: Ühendkuningriik, meie kunagine suur liitlane, võib-olla kõigist suurim, kaalub lõpuks 2 lennukikandja saatmist Lähis-Idasse. See on okei, peaminister Starmer. Me ei vaja neid enam, aga jätame meelde. USA ja Ühendkuningriigi vahel võib tunduda, et tekib lõhe, kuid see võib olla lihtsalt Trumpi etenduslik käitumine. Kuidas me seda teame? 7. märtsil teatas Guardian, et 4 B-1 pommitajad maandusid RAF Fairfordis, ühes 2 võtmebaasist, mida Ühendkuningriik keelas USA-l kasutada B-1 rünnakute ajal. Need pommitajad peatuvad tõenäoliselt kütuse võtmiseks enne Diego Garciale suundumist ja uute rünnakute alustamist. Kui rünnakud lõppevad, naasevad B-1 pommitajad Ühendkuningriigi baasidesse tankima ja varusid täiendama ning lendavad taas välja. 2. märtsil nähtud oli vaid eelvaade. See, mis tulemas on, saab Iraani jaoks olema palju hullem, sest USA koos Ühendkuningriigi abiga jõuab peagi olukorda, kus nad saavad B-1 lennukeid Iraani saata ikka ja jälle väga lühikeste ajavahemike järel. Pidage meeles, et Iraani juba pommitatakse rünnakutega. 6. märtsil teatas Breaking Defense, et USA tabas 3000 sihtmärkisaluses 43 Iraani sõjalaeva. Tükkhaaval võtab USA ära kõik, mis oleks võinud muuta Iraani sõjaliseks ohuks. B-1 pommitajate saabumine Suurbritanniasse tugevdab USA tulejõudu Iraani vastu. Iraani režiimi jäänused otsivad väljapääsu. USA ilmselt ei paku seda. CNN-i andmetel ütles Trump, et Iraaniga kokkulepet ei tule enne, kui režiim alistub USA-le tingimusteta. Seda pole toimunud. Kuigi Trump on väitnud, et Iraan on alistunud oma Lähis-Ida naabritele, ei paista see siiski nii olevat.
Trump väidab nüüd, et USA valmistub andma Iraanile tugeva löögi, mis hõlmab seni sihtimata piirkondi ja inimrühmi. Tõenäoliselt pole juhus, et USA on saatnud oma B-1 lennukid RAF Fairfordi just siis, kui Trump neid ähvardusi teeb. USA soovib, et tema pommitajad oleksid kohe valmis ja Iraani ähvardab veelgi suurem valu, kui B-1 pommitajad uuesti rünnakule lähevad. Kuna Iraanile ei pakuta ühtegi väljapääsu, mis võiks nende režiimi päästa, püüab Iraan sõda laiendada ja tulistab sellega endale jalga, mis on juba niigi räsitud kehaga seotud. Varem mainisime, et Iraan on välja lasknud umbes 500 raketti ja üle 1000 drooni. Enamik neist on sihitud pigem Iraani Lähis-Ida naabritele kui riiki ümbritsevatele USA laevadele. Iga selline rünnak on meeldetuletus, et Iraan soovib olla Lähis-Ida kiusaja, isegi kui ta kaotab oma sõjalise jõu. Al Jazeera 7. märtsi artikli kohaselt hävitab Iraan nende rünnakutega viimased head suhted naabritega, millele ta peaks toetuma, kui USA pakub võimaluse vahendada vaenutegevuse lõpetamist. Lahe-äärsed riigid ei taha sõtta sekkuda, kuid kui Iraan tulistab nende pihta rakette või droone, kannab Iraan nende vastulöögi põhiraskust, isegi kui sõja alustasid USA ja Iisrael. Ja samal ajal varitsevad B-1 pommitajad. B-1 pommitajad valmistuvad Suurbritannia baase kasutades uuteks eelmistest hävitavamateks rünnakuteks. Iraan ei saa selle vastu midagi teha. Lõplik löök võib olla tulemas ja see muudab Pärsia lahe piirkonna tulevikus väga erinevaks. Praegu näib see olevat konflikt, mis võib alandada 3. maailmasõja, kuid see sõltub suuresti sellest, kas Iraan suudab leida endale liitlasi, kes oleksid valmis tema kõrval võitlema peale nende nõrgenenud jõudude, mis tal juba olemas on. On ka teisi konflikte, mis võiksid olla 3. maailmasõja puhkemispunktid ning me käsitleme neist 5 oma videos. Vaadake seda videot, et rohkem teada saada ja ärge unustage tellida The Military Show'd, et saada rohkem ülevaateid strateegiatest, mida USA kasutab Iraani nõrgestamiseks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!